Tervist, kallid Eestimaa inimesed. Kes mu nüüd ära tundsid, need tundsid. Kes ei tundnud, need ei tundnud ja pole vajagi tunda. Sul on õigus. Siin ja praegu räägib sinuga Karl Marx. Puhtas Eesti maakeeles. Ja ma juhin tähelepanu sellele. Vanem põlvkond, kes te olete ülikoolis käinud või lihtsalt uurinud seda alusteost, mis hullutas planeeti üle 80 aasta. Ja ma juhin tähelepanu, et see alusteos, mille ma oma sõbraga Engelsiga kokku kribasin üle 130 aasta tagasi, on sama värske ja sama jõuline ka täna. Ja ma loodan, ja loodab ka Engels, keda ei ole küll täna pildil, et nüüd, kui on alanud uus klassivõitlus terves inimkonnas, jõutakse minu teose tuumani, sest see olemasolev marksism nii-öelda on kaaperdatud ja seda kasutab rahvusvaheline rahanduskapital. Oma teoses ei ole ma rääkinud sõnagi rahavõimust, vaid olen rääkinud töörahva võimust, kes võtab kontrolli neid valitseva klassi üle. 17. aastal Petrogradis läks nagu läks. Need jõud, kes võtsid teostada minu geniaalset ideed, mille ma sain otse Jumalalt, kasutasid seda kuritegelikult. Sellest algsest suurest ideest, ma toonitan, mille ma olin Jumalalt saanud ja Engelsiga koos kirja pannud, keerati kokku selge pask. Edasist ajalookäiku teavad kõik. Kõik see hääbus koos Nõukogude Liidu selle suure monstrumi kokkukukkumisega. Ja nüüd, 30 aastat hiljem, on taas kasutamas vääral eesmärgil seda need jõud, kes on alustanud 3. maailmasõjaga. Põhjust peaks olema otsida üles see teos, mis on kättesaadav nii internetis kui ka raamatute näol, mis ei maksa praktiliselt mitte midagi. Igast teisest antikvariaadist võid sa selle leida eestikeelsena. Võta aega ja uuri seda, loe see läbi ja sa näed sealt seda, et see kõik on ümber pööratud. Sellest on tehtud plagiaat, eriti praeguste jõudude poolt, kes üritavad hävitada terve inimkonna. Pea meeles, et neid jõudusi, kes kontrollivad maailma rahandust, on vaid 1% inimkonnast. Vaid 1%, kelle käes on 95% maailma raharessurssidest. Mõtle selle suhtarvu peale. Täpselt samas olukorras oli inimkond 130 aastat tagasi ja nüüd on ta ringiga jõudnud jälle taas sellesse punkti,
kus kohas alamad klassid ei soovi jätkata enam samas rütmis ja valitsev klass, keda on ainult 1%, ülejäänud, see vahepealne protsent on nende kannupoisid, nende kolaborandid, kes täidavad nende ideid. Mõtle selle peale, kätte on jõudnud uue epohhi algus, kus kohas algab uus marksistlik liikumine selle õigetel alustel. Paraku ei saa see suur võimas rahvaliikumine kandma enam nime marksism, sest see on lootusetult rüvetatud ja seda ei ole võimalik reanimeerida enam selles sama nime all. Vaata neid avangardseid liikumisi, mis haaravad iga päevaga üha enam inimesi, kes ei soovi jätkata enam sellises rütmis, mis on viinud meid nende sündmusteni, mida igaüks meist näeb enda elus, enda ümbritsevas elukeskkonnas. Sõber, kätte on jõudnud murdejoon. Vaatame, kuhu see viib, aga ära maga sinagi, vaid anna oma panus sellesse.